tere, Anne! Tere! Kuule, sina oled see vahva naine, kes osales ühel koolitusel ja kui ma nüüd õigesti mäletan, kas see oli vestlusõhtu või? Jah, Zoomi kaudu, oli küll jah. jah. Jah, jah. ja, ja sa jäid mulle seal silma sellega, et sa nii muus eas lihtsalt mööda minnes mainisid, et sa teed mingeid ehteid ja mul kohe kõrv võttis selle kinni. Mis asja, nagu inimene räägib lihtsalt nagu niisama mööda minnes, et ta teeb ehteid. Et valgusta meid kõiki. Mis ehteid sina teed ja ma näen, et sa oled täna isegi endale hästi palju neid peale pannud, sest siis sellel vestlusõhtul sul ei olnud neid. et Siis, siis, siis jah, ma olin jah väga, et kes sa oled selline Anne üleüldse ja mis ehted ja nii edasi. Hakkame kuskilt vaikselt pihta. et ehted jah, on nüüd 5 aastat tagasi tegin oma elus kannapöörde. Tulin ära töölt, jätsin selja taha kõik oma nii-öelda põllumajandusliku ja loomaarstindusega seotud karjääri ja täiesti juhuse tahtel sattusin õppima Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Mm. Sest minu elus on üldse hästi palju olnud selliseid võib-olla selliseid nagu sõnum, ma ise nimetaks neid nagu sõnumitoojateks, et kelle siis mingisugusest lausest või mingist asjast sünnib, noh, kui võib-olla osad ma olen ka kõrvust mööda lasknud, aga need, mis ma siis olen üles korjanud, siis nendest on sündinud täiesti uus tee. -hmm. ja, ja nii ka see täiesti sellisest suhteliselt juhuslikust kohtumisest. Inimene ütleb, et aga miks sa võiks ise ehteid tegema hakata. Mille peale, noh, sest ma tulin töölt ära niimoodi, et mul ei olnud mitte ühtegi ideed. Ma olin niivõrd läbi põlenud, ma olin niivõrd väsinud, tüdinud ja mul ei olnud, noh, ühesõnaga see, et saaks ainult minema, ma ei tahtnud mitte midagi. Mm -hmm. Ja siis see inimene jah, et nagu pakkuski või noh, selles mõttes nagu kuidagi jutu sees, et noh, aga miks ise võiks tegema hakata? Mm -hmm. Võiks või? Ja siis ma läksin selle mõttega siis nagu koju ja siis ma vaatasin, et sellel aastal juhuslikult just oli vastuvõtt, noh, selle Viljandi selle ehte või metallitöö erialal ei ole iga aasta vastuvõtt või üle aasta. Et siis juhuslikult oli vastuvõtt ja siis ma veel mediteerisin mingisugune kuu aega umbes ja rohkemgi vist veel selle ümber ja siis, kui oli paberite sisseandmise viimane kuupäev, siis ma õhtul kell 6 mõtlesin, ei no ikka kõik see paberid siis ikkagi anda sisse. Siis muidugi selgus, et mul on keskkooli lõpetamisest nii palju aega möödas, et mul ei ole ütleme, neid tunnistuse andmeid ega asju ei ole nendes arvutisüsteemides, mis praegusel ajal on. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et siis ma ei saagi nüüd seda täita ära, seda ankeeti, aga süsteem ikkagi lasi lõpuni teha ja siis pidin järgmisel päeval viima tunnistuse koopia sinna ülikooli peahoonesse. Ja ega ma siis ka veel mitte midagi tegema nagu ei hakanud, et läksin nendele katsetele ka lihtsalt nagu marssisin kohale ja kuidagi poolkogemata ja patuga pooleks sain sisse ka, nii et nii see teekond algaski. Nii et umbes jah, nüüd on 5 aastat sellest. issand, kui huvitav. Kas võib küsida, kui vana sa olid 5 aastat tagasi siis? 5 aastat tagasi, kes seda nüüd enam mäletab, ma olin siis 43 äkki või? Sain 44. Okei, tead, miks ma seda küsin? Sellepärast, et vaata numeroloogiliselt siis see koolkond, kus mina olen nüüd õppinud, on siis 35 on selline üks murdepunkt. No enne seda on 25, siis on 35 ja siis on 45 ja 2-3 aastat siis enne, ütleme pluss-miinus kuidagi niimoodi see liigub. Ja sinul on olnud nüüd see, mis on nüüd 40-45 vahel, kui toimub inimesel täiesti selline kannapööre, see viitab sellele, et sinu hingemissioon aktiviseerus täiega. Hingemissioon annab endast tegelikult märku kogu elu, aga tema selline kulminatsioon või selline nagu ütleme, stardipauk, kus värav tehakse lahti, hakkab just 40-ndates toimuma ja väga paljud tunnetavad ka elus näiteks 33, 35 sellist keskea kriisi. Arvatavasti ka sinul on elus siis olnud midagi, et mul oli üks teine kriis, mis lükkas mind ühele teisele rajale niimoodi sellel ajal, nii et ka see on olnud, jah. no vot, äkki tahad jagada? Mul oli, jah, ma olin siis umbes 33 või niimoodi, mul olid hästi tugevad uneprobleemid. Mm. Ja siis sealt algas nii-öelda võib-olla selline nagu noh, kergelt selline vaimne teekond. Et kui ma oleks läinud arsti juurde, siis noh, tõenäoliselt oleks mulle kirjutatud peaaegu igasuguseid, ma ei tea, Kadri-Mardi antidepressante nagu ma ise nimetan neid, eks ole. aga millegipärast oli mul otsus, et ma ei tee seda.
ja sealt hakkas nagu võib-olla noh, hakkasin võib-olla nii-öelda iseendas kaevama rohkem või ütleme siis neid asju siis nagu lahti mõtestama ja tervendama ja vaatama, et noh, teekond jätkub praegugi veel. Mhm. Et see oli selles vanuses. Vaata, kui huvitav. Ja kuskil 27, 28, siis ma tulin esimeselt töökohalt ära väga, väga suure kriisiga, mis tõi tegelikult mulle täiesti teise nagu elu, et lahkusin oma esimeselt töökohalt suure tüli ja pahandusega ja, ja noh, kaotasin kõik, kaotasin kodu, kaotasin töö, kaotasin maine, kõik nulli, raha, kõik noh, mitte midagi. Ja siis tuli ka üks minu kursaõde, kes mulle helistas, et kuule, et noh, nemad jäid sinna toiduteaduse magistrisse edasi, et nägid ühte õppejõudu, kes otsib endale doktoranti. Ja siis ma sattusin hoopis Maaülikooli doktorantuuri ja sattusin Rootsi elama ja täiesti hoopis teistsugusesse, no ühesõnaga täiesti teistsugune elu algas siis mõneks ajaks. appikene, tead, mul on praegu kohe selline peaaegu, et nagu tahaks eksami küsimuse esitada nüüd kuulajatele muidugi, kes kauem on siin olnud siin kanali peal ja kes on käinud siis minu vestlusõhtutel ja kes edukuse koodist väga palju teavad. vot siis praegu küsimus, mis te arvate, mis numbreid Anne edukuse koodis esineb? noh, väike mõtlemiskoht, pange pausile, mõelge, pakkuge välja ja nüüd ma ütlen siis selle koodi välja. ma vaatan spikri pealt ja see kood on 37675. miks ma küsisin seda niinimetatud eksami küsimust, sellepärast need seitsmed on need asjad, mis viskavad inimest tundmatusse kohta, väga tugev intuitsioon on, sa enne rääkisid seda, et vaata, sa loed märke kuskilt kellegi ütlusest, kuskilt kas loed või mida iganes, minul on 37 edukuse koodis ja mina olen vanemas eas hakanud aru saama, et kõik informatsioon tuleb mul kuskilt ja sina väga kihvtilt seda nagu peegeldasid, need on need seitsmed ja seitse viitab ka sellele, et lihtsalt, et saad aru, sind visatakse nagu kõhuli, põlvili, sa nutad, sa oled katki ja puru, tõused püsti, sa ei tea, kuhu minna ja üks-kaks sind lükatakse kuidagi. seitsmed on inglite toetus, täielik universumi kaitse, aga saad aru, kõik seesama supp, see kõik, mis sa praegu räägid, see on nii seitsmele omapärane ja see siin lõpus, see number 5, mis sul on, siis see viitab sellele, et sulle meeldib õppida, uurida, puurida ja sa saadki, issand, kuidas sa ütlesid, läbi pooljuhuse, sul oli nii hea ütlus, läbi pooljuhuse sinna kooli vaata, metalli sinna. noh, ühesõnaga sa said sinna sisse ja see viitabki sellele nagu, et sind kogu aeg lükatakse nendesse protsessidesse. Teie ka, kellel nüüd seitsmeid on edukuse koodis, kommenteerige ja see välismaale sattumine pole ka juhuslik, seepärast et need seitsmed lükkavad seda tegema. kõige tähtsam on see, et teil, kellel ka seitse nüüd on ja sina, Anne, ka kindlasti oled elus kogenud seda, mina kaasa arvatud, et ei löö põnnama. seepärast, et kui põnnama lööd, siis universum viskab sind umbes veel kord nagu sinna pasa sisse konkreetselt, et sa siputaksid seal nagu mahlaselt ja siis sa saad, ei, lükkad põlved puhtaks ja tõused püsti, ütled, astun edasi. ja sa oled kindlasti tajunud seda mitmeid kordi oma elus. ja võib-olla selles suhtes selline see julgus võib-olla on ehk tekkinudki võib-olla viimase võib-olla mingi 10-15 aastat võib-olla, et ega enne seda ma olin ka võib-olla pigem nagu hästi varjuhoidev Mhm. ja noh, ütleme noh, kui nii-öelda tahaks olla tapeedimuster, siis kõige igavam koht sellel tapeedimustrile, et jumala eest keegi mind ei näeks ja keegi ei kuuleks et aga jah, teatud mõttes elu nagu hakkas järjest rohkem nagu lükkama esile ja lükkama nii-öelda kuhugile väljapoole, et ja õnneks on mul olnud ka see, et mulle väga meeldib tegelikult noh, muidu reisida. Mulle mitte ainult sellepärast, et mingi tööalaselt, aga ka selle kire ma endas nagu leidsin või see ongi võib-olla selline teatav selline käivitav jõud minu jaoks, et noh, kui mingi reis kuskilt jälle paistab, siis ma suudan ennast kuidagi kokku võtta ja mobiliseerida. Et ega tihtilugu mul selleks nagu eelnevalt raha ei ole, et võib-olla paljud arvavad, et noh, et mul on nagu see rahahunnik nagu nurgas ja muudkui aga võtan ja lähen jälle. Et noh, juba sõbrad suht harjunud, eks ole, et Annel on jälle mingisugune järjekordne hullus peas, aga enamasti on tegelikult see, et tuleb see idee ja siis sellele ideele hakkab mingisugusel hetkel nagu siis noh, kui see on nagu nii-öelda elujõuline ja sinna on vaja minna ikkagi hirmsasti, siis tuleb ka see toetus järgi, nii Mhm. et seda jah. see, kusjuures sinu edukuse koodi lõpuosa 7 ja 5 täpselt demonstreerib seda, et sa liigud palju, sulle meeldib uute inimestega tuttavaks saada ja siis see noorepõlves sa tahtsidki olla see tapeedi kõige nähtamatum koht. tead, kui naljakas on sind kuulata, heas mõttes naljakas, selles suhtes
sa veitsa peegeldad, mul ei ole kõiki neid numbreid, mul on näiteks olemas küll 3 ja siis on 3 7, aga ikkagi sarnasust on sealt sinu numbritest saab võtta kohe copy paste'id, kuidas minu noorepõlv on ka olnud selline pigem nagu tapeedimuster seal tagasihoidlik kuskil hästi kaugel, et keegi mind ei näeks. aga vaata, elu lükkab sind nagu, lükkab tegema neid samme, et sa pead nagu astuma sealt nagu mugavustsoonist välja. ja mida rohkem sa teed, mida rohkem sa katsetad, seda rohkem tuleb seda julgust ka sisse ja sinu häälest ja sinu näidetest ju täiega saab aru, et sa oled selline, et okei, davai, nagu planeerime, mitte ei planeeri, isegi nagu unistad suurelt, eks ju, ja siis mingid asjad hakkavad sul iseenesest nagu loksuma paika. saan ma õigesti aru? No seda ka, aga eks ma olen võib-olla jah, nooremast peast võib-olla rohkem selline hädaldamine ja vingumine on võib-olla kõigepealt esimese asjana käinud, eks ole, kõigepealt, et ma ei saa, ma ei taha, ma ei oska, siis tuleb tükk tühja maad ja siis võib-olla nagu ikkagi, no võib-olla ikkagi natukene midagi oskan ja midagi saan ja midagi tahan ka. aga ütleme, enamasti käib sellele suur vastuseis käib sellele nagu noh, eelnev kõigepealt suur vastuseis See on number et see seitsme võib olla miinus. selline ebameeldiv omadus võib-olla minu puhul, Ja et paljud, kellel on 7, siis teil on seesama lugu. Minul on samamoodi olnud selles suhtes, et esiteks, mis nüüd mina ja kes ma üldse selline olen ja mina kindlasti mitte, et ei, no väärtusetus selles mõttes, ma ei tea, see vist on, noh, ei ole vist inimest, kellel sellega mingit teemat ei ole, on ju. või noh, et see on jah, ja ta on olemas inimesi, kellel üldse noh, üldse selliseid asju ei ole, et täiesti no. olemas, täitsa ükstaspuha. ma kusjuures vaatasin veel ühte asja, arvutasin hästi kiiresti siin sellist numbrite kombinatsiooni, et kui kerge sul on olla või öelda ei. kas sa oled selline pigem loomupoolest, et tahad kõiki aidata ja annad endast kõik 100%, võib-olla noorena rohkem, vanemana nüüd oled hakanud võib-olla rohkem ennast hindama? mul on võib-olla olnud see osa, et ma olen tahtnud hirmsasti meeldida teistele. või Hmm. noh, ütleme nagu võib-olla nagu leida sellist nagu tunnustust või kuuluvust või mingit sellist asja, mida mul võib-olla nagu elus ei ole nagu olnud. Mhm. Ja siis ma olen nagu seda otsinud hästi palju ja selles mõttes ka ennast hästi tihti võib-olla ka seetõttu maha müünud Mhm. teinud võib-olla selliseid asju, mida võib-olla ei oleks olnud vaja teha või mis ei ole nagu minu jaoks olnud vajalikud või kasulikud. Mhm. et see võib-olla nagu on pigem olnud, ma ei tunne või mulle tundub, et ma ei ole nagu väga selline teiste aitaja ja väga selline noh, selline ema Theresa sorti, ma arvan, et ma ei ole. Mhm. et noh, kui nagu abi küsitakse, siis ma aitan, aga, aga jah, mul on võib-olla see ei ütlemine jääb pigem võib-olla sellise ebakindluse taha vahest ja võib-olla ka selle taha, et tekib nagu ma ei tea, hirm, et aga äkki siis ma ei meeldi või äkki ma ei sobi siis Mhm. või noh, ühesõnaga mingid sellised hirmud, mis seal taga nagu pigem paistavad, et miks ma võib-olla noh, ütleme ennast saboteerin ja võib-olla ei julge välja öelda tegelikult, mida ma tegelikult nagu päriselt arvan. Mhm. et noh, see on see osa, millega on nagu vaja veel tööd teha ja vaata, kui kihvt, mina jälle kogu aeg kõrvad kikis kuulan nagu, kuidas need numbrid sinu sees toimivad. eks ju, edukuse koodis see lõpuosa 7 ja 5 kokku liita tuleb 12 ja ma tegin täitsa sellise metsaelutuskäigu video 15 ja 12, kui edukuse koodi lõpuosa nagu kokku liita. mul tuleb 15, sul tuleb 12, nad on üsna sarnased omavahel, väikeste erinüanssidega. ja siis pluss, kui sa nüüd vaatad 12, paned nüüd teistpidi, 21, mida see sulle meenutab, eks ju? sa saad aru küll, mis see sulle meenutab, sinu sünnipäevas 6 ja aastas on see number olemas. ehk siis vaata, needsamad asjad trigerduvad nagu sinul just see, et võib-olla see, et tahaks justkui kellelegi meeldida, aga seda Mhm. tegelikult ju tehakse iseenda arvelt, ehk siis sina oled iseenda arvelt, vaid jätnud midagi ütlemata ja lihtsalt pigem hoiad nagu mokka kinni, et mitte nagu haiget teha ja sellel on nii pikk jada, aga jätame need numbrid praegu sekkus teine, seepärast et sinu jutt on nii mahlane ja nii mõnusalt näiteid täis, et aga räägiks veitsa veel kord sellest teekonnast. sa eetriväliselt ütlesid ühe asja ja siis sa veel ütlesid, et ma ei tea, kas ma ikka ütlen. minu meelest kõlab see väga metsikult lahedalt, et äkki veitsa sellest nagu sinu elu, ütleme tööelust üldse, milliseid neid ameteid sa oled pidanud, kuna seitsmetel on hästi omane, ütleme see, et sul on edukuse koodis 2 korda 7, nii nagu mulgi 3 korda 7, eks ju, siis omane on see, et sa teed mingit seda tööd, siis korraga sa oled hoopis teises kohas, teed seda tööd ja siis sa oled absoluutselt kuskil, ma ei tea, kus kohas, nagu saad aru, selline põr-põr-põr-põr-põr. valgusta meid.
mina natuke tean, aga tee täpselt nii palju, räägi, kui sa õigeks pead. et ega mul on vahepeal olnud tunne, et ma olen oma elu jooksul ära elanud mitu elu, ühe elu sees. Et jah, see, mida ma mõtlesin, et kas üldse nagu julgekski eetris välja öelda ja mis võib-olla inimesed võib-olla näost valgeks ehmatab, on see, et minu esimene töökoht oli olla ise ühe väike tapamaja juhataja Mhm. alustuseks 4 aastat. Mis oli tegelikult, mina kedagi tapma ei pidanud, pidin küll seda tööd organiseerima ja kogu see seltskond, kes seal siis ümber oli, noh, see oli tegelikult ühele osaühingule kuulus see ja kogu see kaader, kes seal tööl oli ja see oli tegelikult päris korralik ja päris tore elukool. Mhm. seal nii heas kui halvas mõttes. Ja sealt ma siis tulingi ära suure tüli ja pahandusega ja sealt edasi sattusin ma hoopiski Maaülikooli doktorantuuri. Sain Archimedese stipendiumi aastaks ajaks ja sattusin Rootsi õppima. Mm. Ja sealt, kui ma siis sealt tagasi tulin, siis sattusin ma siis Maaülikooli alustuseks assistendiks ja hiljem lektoriks, nii et ma olen 8 aastat Maaülikoolis pidanud loenguid loomade käitumisest. Vau, mina vau. olen tegelikult hariduselt loomaarst. Mhm. Ja sealt see etapp sai minu elus ka ühel ilusal päeval läbi. Selle vahepeal ma käisin veel ühes Sigalas olin ma loomaarstina tööl. Ka selles, kui see tapamaja teema oli, siis ka seal ma töötasin loomaarstina mingisugusel ajal. Ja lõpetasin ma oma nii-öelda siis palgatöö karjääri hoopis ühes Võrumaa ettevõttes, kus ma olin ostujuht, ehk et siis ostsin kokku loomi, peamiselt küll tapaloomi, ja juhtisin ühte Šveitsi siis kvaliteetliha projekti. Oligi siis, käisin nõustamas farmereid, sõitsin mööda Eestit ringi, valisin siis loomi, valdavalt siis nagu ütleme, lihaveised. Ja siis tegelesin 8 aastat sellise tööga. Mm. Nii et kuidagi jah, selline mitte just eriti naiselikud ja mitte just eriti kerged ega lihtsad tööd, ütleme niimoodi, et selle juures nagu see kontrast sellesse tänasesse päeva, et üldsegi nagu minna loomingulisuse peale, on olnud päris suur. Noh, samas ega see metallitöö nüüd ei tulnud ka päris nüüd tühja koha pealt. Selles suhtes, et selliseid peenemaid nikerdamise asju ma hakkasin tegema palju varem, aga hoopis teistest materjalidest. Et kui ma alguses rääkisin sellest 33. eluaastal olnud sellisest uneprobleemist ja magamise kriisist, kus ma ikkagi täiesti zombistusin ära, ma peaaegu 1,5 aastat ei maganud, ma olin ikkagi täiesti, kontsentratsioonivõime kadus täiesti nulli Issand. ja ma olin ikkagi täiesti, noh, see ei olnud üldse, see oli päris hirmus aeg. Ja siis selleks, et sellest olukorrast nagu välja tulla, siis ma hakkasin kuduma Haapsalu salle, pitssalle. Mm. Siis ma kudusin neid ühe terve hunniku. Siis mingisugusel hetkel sattusin täiesti juhuslikult jällegi, nagu minu puhul tavaks on, hakkasin piparkooke kaunistama. Mul üks tolleaegne sõbranna oli, siis käis kursustel, just oligi selline see tehnika, mida nimetatakse royal icing, Mhm. ongi põhimõtteliselt piparkoogi glasuurist, siis tehakse hästi selliseid peeneid siis selliseid pitsmustreid. Ja tema käis ja õppis seda, ta oli väga vaimustuses sellest, mina kõrvalt vaatasin, ei, minul niisugust kannatust küll ei ole, mina ei suuda ühtegi sirget triipu tõmmata ja mina ei suuda mitte ühtegi, no ühesõnaga ei. Ja täiesti juhuslikult ta pidi siis koos oma tütrega minema mingisugusele kursusele, aga ta pidi, tütar ei olnud eelnevalt nagu õppinud ja pidi nagu tütrele tegema mingeid tehnikaid, mingeid näitama. Ja Mhm. noh, mina astusin ka juhuslikult parasjagu sellel hetkel uksest sisse ja sättisin ennast ka laua taha. Ja siis sain oma esimesed triibud tõmmatud seal. Ja, ja nemad läksid siis rõõmsalt kursusele ja mina läksin siis koju harjutama, sest ma avastasin, et tegelikult see triibu tõmbamine ei ole sugugi nii hull, kui ta nagu võib-olla nagu pealtnäha nagu tundus. Ja nii ma siis seal alustuseks siis kodus siis seda triipu tõmbasin.
mingi 3 aastat ja siis ma tahtsin ühele, siis selleks hetkeks oli mul juba mingit raha ka, ma tahtsin mingisugusele kursusele minna ja siis, aga noh, muidu see õpetaja, noh, väga hea ja tore õpetaja, tema niimoodi noh, ei võtnud kuskilt poole pealt kedagi, et sa pead ikka nagu algusest peale käima ja siis seesama sõbranna saatis siis minu töödest mõned pildid sellele õpetajale, siis nii-öelda arvas, et saab hakkama küll ja võeti mind nii-öelda siis kuskilt keskelt, et olin hästi üksi kodus harjutanud. tubli. Et see oli nagu võib-olla sellised noh, et mis nõuab ka sellist hästi nagu noh, püsivust ja kannatlikkust, mida ma tegelikult iseendas mitte kunagi nagu näinud ei ole, sest et ma olen ennast pidanud hästi kannatamatuks inimeseks. kõik peaks juhtuma nüüd ja praegu, veel parem, kui oleks eile juhtunud. Et see oli nagu sihuke jah, sihuke huvitav leid ja nüüd siis jah, tuli see metallitöö ja ega see metallitöö ausalt öelda alguses ei olnud ka, ei tulnud sugugi kergelt mul. Et metall on ikkagi selline väga iseloomuga materjal, et seda ei saa päris võrrelda lõngade või piparkoogi glasuuriga ja isegi ka mitte maalidega, noh, ma natuke olen ka maalinud vahepeal. et, ja noh, kuna ei olnud ka mitte mingisugust varasemat kogemust selles vallas, Mhm. ja kogu see situatsioon ja eks ma olin ka ilmselt noh, ütleme ka suhteliselt ikkagi noh, see läbipõlemine ja väsimus ja kõik sellised asjad, mis seal koos olid, et see iseendaga pahuksis ja äng-ving ja pung, nagu ma seda tavatsen ütelda, et see oli ikkagi nagu päris korralik, nii et ega need esialgu ei tulnud see mitte sugugi nagu kergelt. Mhm. et ja ma isegi vahepeal olin tegelikult seda kooli ka peaaegu pooleli jätmas. Et noh, tuli ka veel, käisin Tallinnas natuke aega, mingi peaaegu aastakese õppisin osteopaatiat hoopiski ja siis, aga mingi hetk ma sain aru, et ma pean hoopiski no, tegema nagu valiku, et ma ei saa mitut asja teha. ja siis nii see siis lõpuks juhtuski ja tegelikult ma et ma sellele metalli juurde nagu üldsegi jäin, olen ma tänu võlgu ühele koolikaaslasele Viljandist, kes kutsus mind endaga ateljeed jagama. Mm. Ta otsis endale kaasüürilist ja siis ma ikkagi ühel hetkel otsustasin, et no hea küll, et ma siis proovin siis. Et noh, muidu on kogu aeg see jutt, et kui mul oleks, küll ma siis teeks. Mhm. Ja siis ma mõtlesin, et no hea küll, et no siis proovin, et kas on ainult jutt, eks ole, või saabki nagu, kas hakkan tegema või tegelikult on see ainult nagu selline noh, see jutu tasemel, ja siis ma jah, võtsin selle pakkumise vastu. mul oli hästi väike korter ka sellel ajal, et ma ei saanud kodus ka nagu väga midagi teha, noh, neid metallitöid ja tööriistugi ei olnud ja noh, ütleme niimoodi, et kui sa käid sessioonõppes ja käid 2 korda kuus ainult, noh, saadki võib-olla seal kooli töökojas midagi natuke teha, on ju, et siis noh, ikkagi noh, sellest nagu päris ei piisanud mulle, et ja noh, tollel ajal ma elasin Tartus veel, et siis noh, Viljandi ja Tartu vahet noh, niisama edasi-tagasi väga iga päev ka ei sõida, ütleme niimoodi, et ja, ja see võib-olla jah, see samm või et ta kutsus mind ja ma sellega nagu vastu võtsin, et noh, tingiski selle, et ma pidin lõpuks nagu valima, et mida ma siis teen, et kas siis ehted või osteopaatia või kuhu siis. Ja siis jäid ehted. Mhm. Et siis ma vahepeal jah, võtsin akadeemilisega, et ma võtsin natuke seda koormust ka endal maha ja siis ma tegingi rohkem nii-öelda siis seal töökojas ja hakkasin noh, nii-öelda. Ja noh, minu jaoks võib-olla pöördepunktiks oli see, kui 3. kursusel tuli filigraani kursus, siis ma olin nagu nii-öelda müüdud, siis läks minu jaoks alles elu huvitavaks, et sinnamaani oli kuidagi noh, et nagu kursusekaaslased on öelnud, üks hädaldamine ja vingumine ja turtsumine ja siis, kui oli filigraan hakkas peale, siis Anna Hennes nohises ainult omaette nurgas et siis ei olnud enam mitte midagi nagu, et oot, kui pikk see kool siis oli, 3 aastat või 4 aastat on, ta on ikka bakalaureus, mm.? et, okei, ma saan et mul aru, tegelikult jah, jah, räägi. et no mul on tegelikult niimoodi, et mul on praegu ainult lõputöö on teha veel, et
et Mhm. see akadeemilise noh, ajaga natukene, ma jäin küll neid aineid nagu kaasa tegema oma kursusega, aga noh, mõni saba, mis mul nagu jäi, et ja meil on akadeemiline 8 aastaks meil, sest noh, ka vastuvõtt on üle aasta, nii et kuna aineid ei toimu iga aasta, siis on ka akadeemiline, tuleb võtta 8 aastaks, kui võtad. Mhm. Et väga, väga huvitav, tead, mis, vaata edukuse koodi see keskmine number, ma ei tea, kas sa seal vestlusõhtul said teada või mitte, aga see on kõik sellise disainimisega seotud number ja, mm, ja seda ma nimetan ka müüginumbriks, kellel on keskel siis see number 6 edukuse koodis, et siis see on disainimine igas mõttes, nii sisedisain, välisdisain, aiandus, käsitöö, looming, kõik sellised asjad, kõik, mis vähegi nagu kätte ja oma intuitsiooniga nagu luua saab ja selline müümine läbi lihtsalt, ma mõtlen läbi lillede, ma ütlen seda sellisena, selles suhtes, et otsemüüki nagu kui sellist see arvatavasti sulle võib-olla ei sobi, aga see, et sa oled just see, kes sa oled ja lihtsalt jutu jätkuks ise kandes, vot niimoodi kõik need asjad nagu selle number 6-ga maha müüd. Ja nii huvitav oli seda kuulata praegu, kuidas sa ütlesid osteopaatiat, siis samal ajal õppisid siis ikkagi seda ja aitäh, et su sõbrad, tuttavad jälle sa ikkagi tagasi sinna meelitasid või selles suhtes, et rahustasid su maha. Et vaata kui huvitav, sa mitu korda nagu mainid, et läbi juhuse mhm. ja sa oled seda ka toonitanud, et tegelikult ma arvan, et sa vist toonitasid seda, et juhused ei ole olemas, tegelikult iga asi juhtubki omal ajal. Ja sul on nagu täiega Ameerika mäed, et kord siia hüppad nagu konn, seepärast et veitse nagu tahab hüpata, seepärast et ma ei tea, siin on nagu nii jama, läheks vaataks sealt natukene. Ja siis ikkagi nagu justkui nagu see elu sätib sind ikka tagasi, et oo, kuule natuke süvene siia rohkem. Et tead, mis mul hullult nagu pani tähele sellist asja, teie, kellel on nüüd edukuse kood teada, siis see 5. number edukuse koodis siis viitab tervisele. Ja vot tulge vestlusõhtule nüüd sellel kuul on ka nüüd järgmise nädala pühapäeval on vestlusõhtu, ma räägin isiklikust aasta energiast, aga me puudutame seal kõiki asju, nii et tulge igal juhul kohale. Kuidas sulle meeldis muuseas see vestlusõhtu? ja see oli päris huvitav, ma ei olnud varem kunagi nendel nagu osalenud või ütleme, numeroloogiat, noh, ma olen seda nagu elu jooksul noh, natukene niimoodi mööda minnes kuskilt siit ja sealt lugenud, aga ütleme niimoodi, ma ei saa öelda, et ma olen süvenenud sellesse ja neid sinu neid videoid ja asju ma olen nii-öelda ka pisteliselt vaadanud, et ma ei ole nagu selles mõttes nagu igapäevane jälgija ja kuidagi noh, nii andunud fänn ei ole veel võib-olla jah, ära et, muretse, räägi nii nagu on. et aga ma ikkagi jah, aeg-ajalt ikkagi mingeid asju nagu vaatan ja tookord jah, see kuidagi nagu jäi mulle silma ja siis mõtlesin, et no hea küll, et no ma vaatan, et mis siis räägitakse ja mis seal siis toimub, et see oli tegelikult ka jällegi suhteliselt selline noh, Juhus. spontaanne otsus, ütleme niimoodi, Jaa. et ma sinna nagu kohale jõudsin. No vot, aga kui sina oledki kogemata sinna tulnud ja oled täitsa esimest korda elus, et mis sa ütleksid nendele, kes nüüd mõtlevad, et no nüüd ma kasutan sind ära müügi mõttes et Kindlasti tasub. selles mõttes see avardab selles mõttes seda enda pilti nagu, et ka jällegi, et nagu ideid, et miks võib-olla mingid asjad on nii, nagu nad parasjagu on. Ja noh, ütleme jah, et kui tekib nagu enda suhtes ka mingisuguseid nagu küsimusi või et miks ma olen selline või kust see nagu tuleb või et siis kindlasti tasub nagu neid erinevaid meetodeid nagu kasutada, et noh, numeroloogia või astroloogia või noh, kellele mida, noh, või ka tarokaardid või mis iganes nagu noh, et nendest mitte ükski pole nagu halb, et nad on tegelikult kõik sellised nii-öelda enesearenguks väga huvitavad ja avardavad just seda enda nagu sisemaailma, et No vot, kutsun sind uuesti siis vestlusõhtule. Et mm. 28 on vestlusõhtu ja kusjuures 29 juunis siis on, no see on üsna pea, nädala pärast. Ja siis -hmm. ma räägin eelmiste elude kogemustest, et edukuse koodi alusel siis arvutame välja 3 eelmiste elude kogemust ja mida see siis tähendab igale ühele teist. Muidugi isiklikust sünnikaardist saate väga täpse informatsiooni konkreetselt teie enda kohta, aga see, kus ma räägin siis nendest, siis see on ka teie kohta. Aga mitte nii konkreetselt, see on rohkem üleüldine, aga hästi lahe. Tasub alati tulla, seepärast et meil on seal hästi lõbus ja chill. Saate alati küsida ja nii see edasi. tundub jah olema niisugune juba, et seal on nagu sellised vanad kalad koos juba, et No kes kuskil vanad ja uued, pikalt olnud. sina oled ju täitsa uus ju. Absoluutselt jah, No esimest korda olin jah.
tundsid ennast nagu kala vees seal kodus või? seal kodus, Zoomis? üldiselt ma tegelikult tunnen ennast igal pool. tihtilugu niimoodi, ma võin sattuda väga lobisemisega hoogu ja võin nii-öelda üle võtta asjad, onju, et see oht on nagu vahest olemas, et ma pean ikka ennast ohjeldama, et. ja igastahes sa jäid mul kohe silma, selles suhtes sa olid väga julge ja nüüd ma saan väga hästi aru, kuna meil Edukuse koodis mõlemil on seitsmed, sul on 2 tükki, mul on 3 seitset, et see tähendab seda, et nagu hästi sujuvalt nagu liigud sinna, kuidas ma ütlen, sulandud seltskonda, eriti siis, kui sa tunned, et see on sinu sagedusel olev Mm seltskond, nii et -hmm. jah, sinust jah, siis küll jah. sinus õhkas nagu seda värki. nii, lähme siia 5 juurde tagasi, siis number 5 sinu edukuse koodi lõpus, ehk siis see number üleüldse viitab siis tervisele. seda saab ka vaadata täiesti eraldi, aga sinu puhul see, et sa ei maganud. ja see on Mm nagu -hmm. müstiline, 1,5 aastat ütlesid sa seda või? Mm -hmm. ja tead, kui huvitav, siis number 5 puhul selline üks kõige suuremaid probleeme tervise suhtes ongi, et unetus ehk siis und ei saa ja ületöötamine ja siis on see burnout või selline nagu tööuupumus või ma ei tea, kuidas seda nagu ütelda. et läbipõlemine vist jah, selle eesti keeles nagu. läbipõlemine jah. ja see on nii naljakas, et just nagu sinu puhul sa just kõike räägid seda ja ma mõtlen, Mm -hmm. aga number 5 teebki ju sedasi. ehk siis, kui edukuse koodi lõpus on 5, et see Mm näitab konkreetselt sellele. tead, ma olen ühte õudselt filmi vaadanud kunagi, vist tehti inimestega katset, kus nad ei tohtinud magada. ma ei mäleta, kas see oli 8 või 10 päeva, täitsa hirmus -hmm. oli see. Neil olid silmad ju ja see oli täiesti väga hull punased. aeg, see oli väga kore, et see on selline, mida isegi vaenlasele ei sooviks, et see on väga, see oli väga kole aeg. kuule, aga et see lähme nüüd, vaata. lähme sujuvalt sinna. no ühesõnaga, teate, kui kellelgi on see probleem ka, on hetkel käsil või on olnud kunagi, ma arvan, et Anne sulle saab kirjutada, eks ju. ikka saab ja. jah, et sa võid hoida kätt ja jagada natukene sõbramehe poolest inimeste tundeid ja No selliseid eks asju. ma selles mõttes nii palju saan jagada, mis noh, mida mina tegin, eks ole, et see ei pruugi noh, sobida kõigile ja see ei noh, ongi jällegi, et lihtsalt mina võin enda teekonda jagada, aga noh, igaüks käib enda oma, ütleme niimoodi, et. absoluutselt, absoluutselt ja numbrid on ka ju erinevad, olgem ausad. Mm ja, -hmm. ja see, et kui sa ütlesid ka, et sul on nagu maskuliinsust palju või sa kuidagi ütlesid, et sul on mehelikud ametid olnud, siis Mm -hmm. see number 6 on kogemata ära eksinud sinna sinu numbrikombinatsiooni edukuse koodis. aga 6 on totaalne ju ilu. see on naiselikkus, tegelikult sinu sees on seda naiselikkust ju olnud ja sa ütlesid eetriväliselt mulle ka, et need ehted, mis sa praegu teed, siis need on hoopis teistsugused võrreldes sellega, mis ehteid sa oled enne nagu kandnud, kui ma nüüd õigesti mäletan. sa ütlesid, et sa oled ehteid enne ka kandnud, no aga sul on enne mingid teistsugused olnud. ja ma olin ikkagi selline haraka sorti olnud terve elu, et mul on väga meeldinud ehteid osta, mul on meeldinud neid väga kanda, ma tavaliselt kandsin hästi palju ehteid korraga, palju käevõrusid ja sõrmuseid ja kaela ja kõrva, igal, noh, kuhu vähegi nagu kannatas riputada, eks ole. et aga nüüd, kui ma hakkasin ise neid tegema, siis ma tegelikult praegu kannan väga vähe ise ehteid. Ma unustan nad üldse nagu külge panna ja noh, ütleme selles suhtes, et ja need ehted, mida ma võib-olla praegu teen, see filigraan, mida ma teen, noh, teatud mõttes see ei lähe nagu minu võib-olla välimusega võib-olla väga palju kokku selles suhtes, et noh, ma olen terve elu olnud võib-olla jah, rohkem selline mehelik ja võib-olla igasugused mehelikud hobid ja tegemised ja võib-olla nagu rohkem ongi mind nagu meheks kasvatatud kui naiseks. et siis see teatud mõttes on selline nagu võib-olla nagu vastuolu võib-olla või? et ma iseennast ei pea väga selliseks pitsiliseks ja õrnaks ja filigraanseks, no aga kuulge, ehted, mida ma teen, kipuvad tulema sellised. ma kohe praegu tahaks ütelda, et nii väike hetk pausi. vaadake nüüd Annet. no kui ta räägib kõik oma mehelikkusest, kõike värki-särki, siis kui me siin Zoomis saime kokku, ma ütlesin, et issand, Anne, sa oled nii ilus. et nii naiselik, üks kõige naiselikum naine praegu, et nagu nii hästi sätitud ja kõik asjad.
Ma tahan sind natukene lohutada, selles suhtes, et lohutada see, et sinu sees on tegelikult see naiselik sina kogu aeg olnud ja see, mis ongi elus nagu olnud ja võib-olla kasvatatud mehena ja nii edasi, vaata, kõigil meil on mingid omad lood Mm. ja samas tegelikult needsamad numbrid sinu edukuse koodis viitavad ka väga tugevalt mehelikkusele, kuigi see number 6, õrn naiselikkus on sinu sees olemas ja see tulebki läbi sinu loomingu praegu välja. Need Mhm. ilusad kaunid ehted ja see, et kui sa siin vahepeal oma kätt näitad, kogu aeg nagu jälle vaatan vahepeal, tahaks seda sõrmust rohkem näha, mis sul seal on, siis sa jälle teed hästi kähku selle Selline. asjaga. no vaadake, täitsa äkki läheks nüüd kiiremas korras juba sinna ehete poole, minu meelest nagu mega huvitavad asjad on sul küljes. ja siin on noh, oh, sellised see mulle suuremad ja räigelt meeldib ja see on nagu mega võimas. ja need on kõik sinu enda tehtud täiesti. need on minu tehtud jah. ei no kuule, siis võtaks selle näiteks see liblika tüüpi asi, oli see Mm. liblika? jah, on 2 liblikat on siin. kuidas sa selle tegid? Äh, no lihtsalt tule võtsin siia. kätte ja tegin. ei no see on Need väga siin lihtne. on ka liblik. jaa. ei no see on lihtne öelda, kuhu? mina küll ei tea isegi, mida kätte võtta, et seda teha. Ja no põhimõtteliselt tegelikult on see tehtud traadist. noh, see issand. liblikas. ma ei tea, kas seda on nüüd näha või? jaa, väga hästi on näha. ise tegid? et selle tegin ise. et ja seda tehnikat, millest see siis tehtud on, seda nimetatakse kantillfiligraaniks. Mhm. Filigraani on tegelikult 2 sorti, tehakse keerutraadist filigraani ja siis tehakse keermestatud traadist filigraani. Et keerutraadist filigraan siis tavaliselt on niimoodi, et ongi, keeratakse siis kas 2 või enam siis traati kokku, keerutatakse ja valtsitakse lapikuks ja tehakse sellest siis ütleme ka selliseid pitsilisi ehteid. hästi palju on Maltal näiteks ja üldse noh, nagu lõunamaades ja noh, ka Hiina ja noh, neid on väga paljudes riikides, kus seda tegelikult noh, ta on küllaltki levinud tehnika ja pisut siis sellisem vähem levinud ja võib-olla siis ka nagu ajalooliselt uuem tehnika on siis kantillfiligraan, mida tehakse siis keermestatud traadist. ehk et siis põhimõtteliselt traat keermestatakse ära, tehakse nagu nii-öelda pikk kruvi Mhm. ja see kruvi valtsitakse siis nii-öelda siis lapikuks ja need on siis need paksused on siis ka ja jämedused ja paksused on erinevad ja see siis annabki sellele siis nii-öelda siis sellise reljeefsuse ja ütleme siis sellise pitsilise väljanägemise, et no mis see? et ja siis niimoodi põhimõtteliselt ma siis siin rullingi traati ja viilin ja rullin ja et nagu ma vahest olen oma sõpradele nalja viskanud, et talvel ma tõmban triipu ehk et teen siis piparkooke ja siis muul ajal siis mis ma teen, viilin ainult, et mis ma siin ikka Viilin, et viilin saab ju, sõna laisklemine on ju sinna taha, on ju. jah, ja, ja. just. et mul on võib-olla jah, see on halb komme nagu selliseid, noh, sellist nalju teha. noh, ei maksa nagu ütleme nalja teha, eks universum ei mõista nalja, onju, aga noh, viskan enda üle sellist natukene kahemõttelist nalja. kuule, kas saad sõrmest ära võtta selle suure, mis sul on nüüd paremas käes, see keskmine, ja anda mulle? nii, ma palun jah. proovin sõrme. nagu mega, Palun jah. ja mega ilus, näita seda külje pealt ka kuidagi nagu võrra. see on sihuke, ta on küllaltki laia selline ja osad, mida ma siin teen, sellised suured sõrmused on ka reguleeritava suurusega, Mhm, mida siis saab niimoodi, et olengi teinud, et nad on siit, noh näiteks siin on üks selline sõrmus mhm, tiigrisilmaga, et siit on siis nagu nii-öelda ülevalt on ta nagu lahti, mhm, et inimene saab teda ise siis vastavalt oma suurusele siis reguleerida. mhm. et ei pea nagu päris täpselt numbrisse olema, nagu noh, nii tavaliselt on vaja see sõrmus, et inimene saab siis vastavalt oma vajadusele teda siis sättida, et Mhm. ma teen vahepeal ka selliseid sõrmuseid. kus kohas sul neid näha on sul mingi e-pood või mingi Facebooki leht, koduleht? Mul on praegusel hetkel mul konkreetselt sellist eraldiseisvat kodulehte veel ei ole, et mul on Facebooki leht, on Ehe OÜ, on ta leitav sealt, no selle Mhm. saad meist panna sinna Mhm. alla ka kommentaaridesse. jaa, saan. et seal on nagu selles mõttes sellised, mis ma uuemad asjad olen teinud, et sinna võib mulle kirjutada või kui tahab keegi midagi konkreetselt tellida või tahab keegi midagi osta, et siis võib sinna selles mõttes kirjutada. ja meil on kursusekaaslastega on ka e-pood,
kus siis ka on minu asjad üleval ja tegelikult see e-pood kuulubki nagu minu kursuse õele, aga meil on seal jah, mitme inimese asjad seal nii-öelda, et erinevaid käekirju ja erinevaid tehnikaid ja erinevaid lähenemisi, nii et ja see e-pood on siis iluilu.ee, Mm. et võib sinna ka minna nagu vaatama ja noh, ma olen nüüd saanud oma ehted siis ka Tallinnasse, siis A-galeriis on minu ehted leitavad, Tartus ERMi poes, ja siis Põltsamaa lossis, mul on kursusõel on seal ka stuudioateljee, siis ka seal on leitavad minu ehted ja seal Põltsamaa lossis on ka minu siis maalid ja akvarellid on võimalik näha. sa kujutad ette, Ma Anne, olen milline teinud. naine sa oled, jah? ja vaadake, tahate, ma räägin teile ühe loo nüüd, ma kohe kaeban teile, mis siin toimus, siis kui ta vestluse õhtul tagasihoidlikult seal rääkis oma asjadest, on ju, et oh, mis nüüd mina ja nii edasi. mul kõrv kikkis kohe, ma mõtlesin, et okei, seda naist ma niimoodi ei jäta, talle ma kirjutasin, ma ei mäletagi, kas ma kohe avalikult ütlesin, et võta minuga ühendust, on ju, või Ja kuidas oli see küll. lugu läks meil niimoodi. ja saad aru, naine nagu orkester, tal on mitmes kohas on omad asjad kõik müügis, erinevates linnades, värkides, särkides, e-poed ja nii edasi. No ma ei tea kohe päriselt, nii tagasihoidlikult lihtsalt siis ennast demonstreerisidki mulle seal vestluse õhtul. siinkohas üleskutse teile kõigile, kallid mehed-naised, teie, kes te ka kodus nikerdate tagasihoidlikult, ükskõik millega, mida asja te seal kas meisterdate, ehitate, loote, maalite, võib-olla teete hoopis mingit puutööd sellist, millest lihtsalt sinu süda nagu rõkkab. lihtsalt võta minuga ühendust, kirjuta seal numbritekeel.ee lehe kaudu, te leiate kontaktid ülesse, nii et kirjutage palun julgelt mulle. ja vot tulete ka niimoodi rääkima nagu Anne. noh, mis nüüd mina on ju naine nagu, kuule, ma ei tea kohe ja kuule, aga siin selline üks küsimus, oota, mis ma tahtsin, mul tekkis mõte. esiteks on olemas edukuse kood, seesama sinu numbrite kombinatsioon, eks ju, mis oli 3, 7, 6, 7, 5, siis kas on mingeid ehteid, kui ma nüüd küsiksin, on ju, et kujutad ette lihtsalt, et kuhugi ehete sisse või ehteid teha, kuhu saaks nüüd oma numbrid panna. seal meie koolis, kus kohas siis mina olen nagu tulnud, siis seal oli hästi kihvt, koolis tehti sellised, see oli minu arust ka kas hõbe, aga mitte päris hõbe, arvatavasti see materjal, mis sinulgi on ja oli Mhm. viisnurk siia tehtud ja siis viisnurga tippudes olid siis need, kus kohas need asetsevad. siis ma ühe naisega ka siin proovisime teha, ta tegi mulle sõrmuse sellise, kus kohas olid need numbrid. ja miks ma seda küsin? selles suhtes, et minu meelest oleks mega lahe, sa ei peagi kohe praegu vastama, aga kui sul tekib mõte midagi millegagi seoses ja võib-olla siis saaksid kuulajad sinu poole pöörduda ja ütelda, et näed, vaata, mul on see kombinatsioon, eks ju, nii nagu sinu numbrite kombinatsioon. et vot soovin endale ühte ehet, kas siis kaelakee, sõrmust, mida iganes. No põhimõtteliselt kindlasti saab midagi välja mõelda, et selle üle jah, peab natukene nüüd mõtlema, et kuidas see võiks olla, mis asi see on, kui suur see on, no see sõltub aga jällegi väga paljuski ju inimesest, eks ole, Mm. et minu jähted kipuvad võib-olla olema sellised päris suured, et enamus inimesi kannab ikkagi sellised väiksed ja tagasihoidlikke, mul on ikka suured vankrirattad ikka, et ma ei suuda nagu selles suhtes jääda nagu, ei suuda ennast ohjeldada, et mul on nagu minimalism on minu jaoks väga raske, et aga kindlasti saab midagi välja mõelda, et kas siis graveerida või saab, noh, kindlasti midagi on, mingisuguseid mulle praegu, võimalik. näita käe peal, mis sul on käevõru, vasakus käes, kõrgemale. jaa. No mega nunnu. sul on siis nagu komplektlause, siis sul olid, mis sul. see nüüd sai komplektina jah, et mul kuidagi neid liblikaid siin nii-öelda koorus järsku. Ja siis ma nii-öelda siis hullasin nendega, et tegin siis kõrvarõngaid ja tegin ühe kaelaehte siia. Mhm. Ma ei tea nüüd siin Väga niimoodi ilus. ekraani niimoodi ronida. ja siis sai siis proovida käevõru teha ja siis sõrmust ja et ma nagu noh, me ei ole tegelikult väga palju komplekte teinud.
Mhm. aga noh, palju ma neid, ütleme, reaalselt ehteid olen võib-olla teinud siin võib-olla mingisugune 2,5 aastat ehk ainult tegelikult, kus ma nagu reaalselt olen nagu noh, kus nagu nii-öelda võib seda nagu tegemiseks nimetada, mitte ainult nagu koolitööd, kus sa noh, mis tuleb nagu ära teha, eks ole, aga noh, nii et ma nagu noh, päris tegemise mõttes istun töökojas ja teen. Et seda aega tegelikult on suhteliselt ju vähe olnud. no ma ei tea, see on päris Et pikk aeg juba. eks ma ka kujunen ja alles õpin ja selles mõttes noh, eks see on ka teekond, on ju, et muidugi, see on sama nagu mina olen numeroloogia maailmas 2 aastat umbes olnud sinnakanti, no nagu sinugagi, et mina mm. ütlen, et mul on kogemust juba väga hästi omast arust, aga kindlasti on siin Eestile tuntud Timo Reinpall ja Kai Tamm ikkagi nagu väga suured oma ala spetsialistid. aga ma ei loobu, mulle väga meeldib kõik see värk, et nii nagu sina hullad oma liblikatega, ma hullan oma numbritega ja vahepeal läheb ikka täiesti crazy'ks kogu see lugu, nii nagu sulgi vist arvatavasti, et üks idee ajab teist taga, eks ju, ma arvan. jah, ideid on nagu rohkem, kui neid võib-olla nagu alati võib-olla siis nagu reaalsusesse tuleb. noh, eks see reaalsusesse toomine võtab ka omajagu aega ja noh, ütleme, mis võib-olla noh, ma nagu väga palju nagu kavandeid üldiselt nagu ei tee, et ma pigem nagu istun nagu maha ja hakkan kuskilt otsast tegema ja selles mõttes see algne idee võib kogu selle tegevuse käigus ka mõnevõrra muutuda, ma võin käigu pealt ringi otsustada üldsegi. Et noh, võib-olla selline noh, ma ei ole võib-olla nii süstemaatiline, kui võiks võib-olla olla või noh, kes aga ütleb, et peab? noh, ma ei tea, no ei, selles mõttes ei. et igal juhul nii ta praegu on välja kujunenud ja noh, praegu hetkel on mul igal juhul lõbus ja huvitav. kusjuures tead, kui kihvt. jälle sa meenutad nagu väga mind, et kes on siin kanalil pikemalt olnud, siis mu metsaelutuskäigu videod on sellised, mis hüppavad. ma tulen tavaliselt ühe kindla ideega, mis ma hakkan teile rääkima. ja siis on, vau, mingi ämblikuvõrk, nii ilus, saad aru, ma pean seda teile rääkima, siis põmm tagasi. täpselt see nagu sina, et ega ma kunagi ka ei tea, kuhu mu videod nagu lähevad. seepärast, et ükskõik, mis mõte jälle tuleb, mul on nagu kiiresti vaja seda teile ära rääkida ja see sinu lugu ka, sest vaata need number 7 ja see 5 veel taga, see viitabki, kui me räägime üldse ATH-st nagu eestlased siin räägivad ja noh, Soomes on see ka täiesti olemas. aga see ongi see, et need 7 ja 5 seal teie nendes kombinatsioonides, kellel siis need on, see on normaalne, et te hüppate, nii et me ei pea olema kõik üksteisele sarnased ja minu meelest on vahva. kusjuures teate teie kuulajate seas ka nüüd, kui kellelgi on sama edukuse kood, ma tean, et neid inimesi on olemas, et 3, 7, 6, 7, 5, et ka kommenteerige siia, et kuidas teie oma elu olete nagu elanud selles suhtes, et kas tunnete ära sarnasust Anne mingite sellise temperamendi ka ja üldse selle eluga, et minu meelest on nagu väga kihvt, sest ma tean just need, kes podcast'is nüüd käivad ja miks ma seda edukuse koodi toon, et just, et inimesed saaksid aru, et või kuulajad saaksid siis aru, et see on, et sul on kõik hästi et see, et sa just kuhugi sinnapoole lähed või oled töötanud tapamajas või ma ei tea, mida iganes teinud ja siis hoopis täiesti mingi iluteemal, kõik on sinuga hästi, ära muretse. et ja jah, ja ütleme, selline noh, muutlikkus ja võib-olla noh, ütleme noh, võib-olla mul on ka olnud õnne, et ma olen saanud selles mõttes selliseid kannapöördeid siin nagu teha ja ma ei tea, tuleb mõte, lähen reisin ja lähen teen ja selles suhtes, et noh, et ega ma jah, olen selles mõttes selline ütleme jah, sõbrad juba ümberringi, noh, et enam ei üllatu millegi peale, et et nad on juba nagu harjunud, et siit võib tulla mida iganes. no väga lahe. oota, aga siis nende ehede tegemiseks sa pead olema kuskil töökojas või siis teil oli see salong nagu kahe peale selle sõbrannaga? Meil oli jah, ma olin seal mingi, kas see oli võib-olla 1,5 aastat, aga siis ma otsustasin, et ma kolin hoopis Tartust ära. Mhm, Ja siis nüüd praegu mul on tegelikult nagu see oma siis nagu töökoda või selline töötuba on mul siis kodus praegu hetkel. mhm, Et ja noh, hetkel olen ma siin üldsegi, kuna ma ei suuda ju olla ühes kohas, mhm. sest et noh, ostsin endale küll suurema korteri ja kõik ilus, kena ja tore ja noh, uus kodu ja noh, ole siis seal kodus, eks ole. ei, Anne võtab, pakib oma suveks oma asjad kokku, kassid ka samapidi kaenlasse ja kolib ära üldsegi veel rohkem maale. Et siis ma nii-öelda pakin oma töökoja ka kaasa ja, või noh, ütleme siis see, mis mul on nagu esmavajalik nii-öelda siis siin igapäevaseks tegemiseks, siis selle pakin endale kaasa ja siis elan nüüd siis mõned kuud siin päris järve kaldal nii-öelda. Mm.
nii et lahe. ma noh, ma nagu noh, normaalne inimene ikkagi tahaks, et ta on kodus ja ta on kuskile nagu nii-öelda juurdunud ja kuskile maha sättinud oma saba. Anne ei suuda, Anne peab jooksma ringi, Annel on vaja kuskil kogu aeg olla, kuskil kott seljas kuskile minna jälle. issand, kui huvitavalt need, mina ütleksin, praegu on need number 7 ja number see viimane 5 on need, mis sind trigerdavad vist siin elus kõige rohkem. ja samas tead, see 6 ametite osas, mis nüüd edukuse koodis on see keskmine number, see viitab teile kõigile ametit, siis see viitab sellele, et te ei tohigi teha tööd, mis on hommikust õhtuni ehk siis kellaajaliselt nagu raamistatud. Teil peabki olema selline liikumine ja lõbus, see töö peab olema lõbus, sa pead tegema seda, mida sa armastad, mida sa tahad teha ja sinu puhul praegu see ongi niimoodi. et tead, mulle ei anna süda praegu rahu ikkagi ühe asja pärast, see edukuse koodi ja sinu ehted, kuidas seda asja, tead, ma vaatasin seda suurt, seda sõrmust. näita veel, see on nii ilus. see või? teine, teine, Milline? teine, see sinine. nagu mis kivi see seal on? See on Larimar. ja mis see teeb, mis see kivi teeb? Selles suhtes, et tal on väga palju selliseid erinevaid omadusi, aga üks nendest on siis nagu tingimusteta armastus või on ka, mis on tema nagu selline üks tunnus. Noh, selles mõttes interneti või Google'isse sisse panna, siis leiate sealt väga palju infot selle Larimari kohta. ta on hästi ilus kivi, mulle endale ta nagu väga meeldib siis. mul tekkis tead selline asi, ma nüüd küsin näiteks, seesama sõrmus, mis kuidagi nii hakkas silma, ta on Mm. küll tõsiselt suur, ma ütleksin jah. mõtle, kui ma lähen kuhugi Mm. metsas õhtul ja siis on mõnus, kui mul selline suur juurakas on peal, terve käsi on peidus. et, et kas sinna peale saab ka näiteks need edukuse koodinumbrid kuidagi teha, panna, graveerida? Ma kivi peale nüüd ei ole kindel, et ma teeks. Mhm. et sest minule, ma ei ole ise nagu kivi peale nagu graveerinud, noh kuigi osa on kive, mille peale graveeritakse ja tehakse, aga mina ise ei ole teinud, noh mul ei ole nagu kivilihtimisseadmeid või selliseid, et aga minul praegu, siis saab siia, mis see aga sõrmuse koht siia saab ju graveerida jah, selle koodi on või ju. siia taha näiteks saab panna näiteks ka siia sõrmuse taha, ütleme, või selle kivi taha näiteks saab panna, et noh, ja, siin on praegu lihtsalt nagu ära saetud, aga siia võib jätta niisuguse ruumi, et saab graveerida näiteks või ja. et, et selles suhtes on täiesti võimalik, et ta ei pea võib-olla alati olema ka niimoodi kõigile nagu nähtaval kohal, et ta võibki Mhm. olla just, et tegelikult ta on ju sinu jaoks. ja kusjuures väga hea Et siin mõte. saab kindlasti, siis saab kindlasti nagu mõelda, et kuidas seda võib teha või noh, ütleme niimoodi nagu kavalamalt ära peita natukene, et ta ei kusjuures ole võib-olla mul läheb vägisi praegu üks mõte selle peale, see on hoopis teine mingi utoopvärk. mul on endal 2 tätoveeringut ja ma tegin, ma mäletan väga hea tätoveerija, kes ütleski mulle, et tema soovitab tätoveeringut teha sellisesse kohta, kus sa neid iga päev ei näe. ja see ongi nagu hästi-hästi selles suhtes kihvt ta nagu justkui on ja sa teda ei näe ja samamoodi see on nii isiklik, vaata need ka samamoodi nagu mm. abielusündmuse all on ju ka see kirjas, need päev ja kõik muud asjad. käevõruga. kuigi noh, mina siia sõrmuse sisse ei oska graveerida praegu veel, et noh, ütleme, graveerimine ei ole minu kõige tugevam külg, noh, mis on jällegi see, et mida saab siis nagu arendada, Mhm. et aga ka täiesti lahendatav probleem, nii et no näete, kuulsite ja lahendatav probleem, nii et see esimene lause, mis enne seda oli, ma välja lõigata ei saa, nii et Anne ütles jaa, ma ei oska no ei, lõigata. selles ma tunnistan seda, et ma ei ole selles veel väga hea, eks ole, ja, ja, ja. mina täitsa saan sinust aru ja samas kõik on arendatav ja see on ka jälle mingisugune uus väljakutse sulle, et miks mitte. siis näiteks seesama liblikate käevõru. ma ikka nagu kogu aeg nüüd proovin, kuidas seda edukuse koodi nagu kokku match ida, seepärast et kuulajatel võib tulla ka just mõtteid, et aga miks mitte just seda sinu kaudu nagu soetada. et kuidas näiteks sinna saaks ka edukuse koodi kuidagi numbritena näiteks panna ja siis võib-olla mingi liblikas lillekene, kellel mis nagu soov on nagu sinna vahele nagu panna. et ka ka selliseid. vägev, jah. jah, et selles mõttes, et seda on, noh, eks seda saab mõelda, eks ole, sellisel juhul, et konkreetse inimese jaoks, sest ütleme, filigraaniga on ka selline teema, et ega noh, ta võib nagu paljudele meeldida, aga väga paljud ei julge teda kanda. miks? Just tema sellise võib-olla, et ta jätab sellise hästi piduliku mulje, hästi võib-olla sellise õrna ja inimesed nagu teatud mõttes no võib-olla ehk nagu kardavad teda. Ja noh, jah, just et seesama, et selline pidulikkus võib-olla ehk et noh, võib-olla oleks aeg sellest hirmust üle saada inimestel, ütleme ja niimoodi, et.
sina ära hirmuta siin inimesi. no üleüldiselt nagu selles mõttes, et noh, ta on olnud, ütleme, 30-ndatel aastatel siin on, noh, kui ta Eestisse tuli, ütleme, kui Tallinnasse see kunstitööstuskool ja siis seal hakati seda õpetama ja, ja need õpetajad käisid seal Šveitsis ja Austrias õppimas, et siis ta oli populaarne ja ta oli ka Vene ajal oli populaarne, et noh, kindlasti paljudel on kodus, on neid nii-öelda vanaemadest jäänud ehteid veel. Et aga nüüd siis vahepeal ta oli nagu sihuke hästi varjusurmas võib-olla, et teda tehti vähe, kuna ta on hästi aeganõudev tehnika, juba see materjali ettevalmistus on väga pikk ja aeganõudev. noh, lisaks ka selle kõikide nende asjade kokkukeeramine ja voltimine ja rullimine, mis nõuab tegelikult väga nagu sellist püsivust. et siis ta on jah, võib-olla noh, olnud väga selline võib-olla mitte väga populaarne, aga kuna nüüd siin viimastel aastatel on ka, et noh, meil on Viljandis on väga hea õpetaja, Indrek Ikkonen, kes väga hästi õpetab seda ainet ja siis on neid tegijaid ja seda tehnikat on hakatud nagu rohkem propageerima ja ta on tulnud rohkem nagu võib-olla esile, et aga mis materjalist sa teed seda? Ma näen, et see on nagu hõbe, hõbedast. hõbe. Okei. Kas Et noh, teda on võimalik ka kullast teha, aga mina ei ole, noh, praegu on kuld ka nii kallis, et juba selle materjali juba see keermestamise juures, kui see kullalaasta seal lendama hakkab, siis juba kuuled, kuidas juba nagu 100-sed ja 500-sed nagu sahinaga niimoodi mööda töökohta laiali lendavad, eks ole, et seda nagu võib-olla jah, praegu väga ei noh, ja muidugi saab seda neid hõbefiligraani saab ka kullata. mm-hmm. Okei, Et see on võimalik täiesti. mina ei ole veel sinnamaani, mul on plaan küll, et ma mingisugused ehted prooviks lasta ära kullata, aga ma veel täna ei ole selles mõttes reaalsusesse ei ole see veel jõudnud, et aga noh, küllap siis Facebooki lehe kaudu on see siis varsti nähtav, mm-hmm. kui ma olen füüsiliselt ja moraalselt sinnamaani jõudnud, et, Ja et on esimesed ehted ka ära kullatud. nii et saab tulla siis jälgima seda sinu kanalit ja sinna Facebooki. Jah. ja, et sinna Facebooki lehele ma ikka panen, kui ma jälle midagi teen, siis ma panen sinna üles, et võib-olla sinna e-poodi jõuavad need asjad väikse sellise viitega, et nad noh, võib-olla kohe ei pruugi seal e-poes üleval olla, aga kui on mingisugune soov, siis võib mulle kohe otse ka kirjutada, nii et selles mõttes ei ole probleem, Mm-hmm. Mis see Facebooki et leht oli sul? Anne Ehe OÜ, Okei. Anne Ehe, noh nagu Annest, eks ole, ja see Ehe, eks ole, et see E Ja. on seal Annel ja Ehtel on nagu üks E kahe peale. Okei, Anne He. Anne Ehe. Mhm. Okei, no nii. Ja nii, et mina lähen küll luusima sinna, mis asjad on, seepärast ma olen rohkem selline kullakandja inimene, kuigi see on nii naljakas, mul on ka nagu, mul on suht palju ehteid ja kuidagi mingi hetk lihtsalt ei kanna üldse mitte midagi. Ja, Suvel näiteks mina ei taha praktiliselt üldse ehtet kanda, ja. talvel näiteks vahepeal tekib mul mingi periood, kus ma tahan kulda näiteks kanda. et ma Mhm, kannan tegelikult ka kuldehti väga hea meelega. mhm. et, et aga jah, et on mingid hetked, kus ma üldse ei taha ja suvel noh, kuskil siin maal oled, siis ma nagu üldse korjan kõik küljest ära. Segavad põllutööd, ma ei tea, kas sa teed seal neid aiatöösid ja selliseid asju ka või? ja mul on siin täiesti vaibasuurune aiamalapp ja siin on mul ja siin on mul puruviitaja, nii et selles mõttes, et mul on selliseid kohustusi siin küll pisut, et see ei ole siin selles mõttes, see maakoht ei kuulu mulle, aga mul on lihtsalt imepärane võimalus siin olla ja seda kasutada, nii Mm, et see on ka jällegi üks imedest, mis võib-olla nagu elus on juhtunud. mhm, et ja jällegi, mis vahepeal kipub meelest ära minema, eks ole, et tegelikult asjad võivad juhtuda ja täiesti üllatuslikud asjad. mm. Nii et see on nagu selline koht, kus ma olen õppinud nagu sellist tänutunnet või tänulikkust, et see on nagu niisugune tore juhus ja tore võimalus, ütleme, mul siin praegu nagu olla. ja kusjuures tead, vaata nii nagu ma ütlesin, et seitsmed seal viitavad sellele, et sul on tegelikult inglite kaitse täielikult olemas ja kuna su elude number on ka 7, siis see viitab sellele, et sul meeldib hästi palju ka aega üksinda veeta ja kõik see, mida sa praegu nagu räägid, siis see viitabki sellele, et väga raske on justkui nagu jagada seda ruumi kellegagi, sellepärast et sa oled nii aktiivne, su sees on nii palju kõike ja sul on endaga imetore koos olla ja sul informatsioon liigub, sa ei jõua isegi järgi nendele asjadele, mida sa kõik välja nagu mõtled, et sul on kogu aeg täiega nagu niimoodi power peal. et, et sa võid olla mõndade inimeste jaoks selline täiesti müstika omaette. noh, nii nagu sa oled täna seda hästi palju rääkinudki.
jah, no ütleme niimoodi, et kas mind nagu armastatakse või vihatakse, et ega ega mind võib olla mõnede inimeste jaoks liiga palju ja ma võin olla liiga intensiivne. Et ega jah, ja ega ma väga niimoodi 24/7 ei tahagi kellegagi koos olla, et minu jaoks on tegelikult inimesed küllaltki ka nagu väsitavad, et ma võin tulla seltskonda, ma võin olla, kõik võib olla tore ja lõbus, aga ma tegelikult nagu püsivalt nagu kogu aeg kellegagi koos olla võib-olla ei taha ja võib-olla selles mõttes nagu väga nagu usaldada, et noh, mingis mõttes ma võin siin lobiseda ja võib-olla välja rääkida mingeid selliseid asju, mida võib-olla paljud inimesed üldse nagu ei julgeks nagu öeldagi ja peavad kohatuks ja ebamõistlikuks. aga teisest küljest jällegi noh, ütleme niimoodi päris sisimast, ega ma nagu väga ei kipu noh, ütleme niimoodi rääkima või et kõik noh, et keegi teab minust kõike, tegelikult sellist pigem nagu ma killustan selle pigem nagu laiali, et võib-olla 20 inimese peale võib-olla saadakse mingisugune pilt kokku, aga jah, ma jah, mulle meeldib tegelikult üksi olla ja ma ei tunne selles mõttes selle koha pealt nagu noh, võib-olla hirmu, et ma olen üksi või ma elan üksi või selles mõttes, et see on nagu sihuke. kui palju sul meeldib Ma nagu ei näegi seda kohta, kus nagu siia mahukski veel mingisugused teised, kolmandad ja 33. inimesed juurde, jah. et noh, nii ta praegu on. mul tuleb praegu sellega meelde, sa hästi palju nagu peegeldad mulle mind, et mind on ka hästi palju, kui ma kuskil olen ja mõnele, kas ma meeldin või siis on lihtsalt see, et mind on liiga palju. mu õde ütleb, noorem õde tavaliselt ütleb seda, et mu energia on nii võimas, et kui mingi aeg on nagu minuga koos ja hästi palju nagu saab nagu juurde ja juurde, siis mingi aeg lihtsalt ütleb, et oo, seda on palju, palju. Mhm, Ja siis osad mhm. mõtlevadki, et ka noh, kuna ma räägin seitsmetest, kuidas sul ka edukuse koodis minul ja teil ka, teie ka nüüd palun kommenteerige see juurde 7 omanikud edukuse koodis, et see ongi just see, et tegelikult meil meeldib väga ka omaette olla, täiesti üksinda, 0 inimest. et, Mhm. et see on ka 7, eriti kellel on elude number 7 veel, et te kommenteerige siia, et te olete selline müstika omaette. noh, sina, Anne, samamoodi. Ja selle koha pealt mul on nagu ka hea meel, et ütleme, kui ma siin enne ka rääkisin võib-olla noh, reisimisest või sellest, et see, ma ei tea, kas see on siis nüüd sellest 7-st tingitud või millest iganes, et ongi, et ma ka julgen üksi minna, et mul ei ole nagu vaja seda, et ise ma ei saa minna, sellepärast mul ei ole kellegiga minna, et noh, kui tuleb tunne ja tahan minna, siis vahet pole, ma võin üksi ka minna, eks ole, Mhm. et see julgus võib-olla või noh, ütleme, mida noh, mulle tundub vahest, et päris paljudel võib-olla nagu ei ole, et nad otsivad ikkagi nagu teise inimese nagu niisugust turvalist nagu seltskonda võib-olla enda ümber. et selles osas võib-olla on noh, on mul natukene võib-olla ehk lihtsam, mõnes suhtes võib-olla keerulisem, eks ole, aga mingis mõttes võib-olla lihtsam. kes teab, mis on jah, kas lihtsam või mitte lihtsam, ma olen ise mõelnud ka selle peale, et on elus olnud ka mingeid faase, et tahtsin reisile minna. siis lihtsalt mõtlesin, et okei, ütlesin oma poegadele, ei oleks olnud vaja öelda poegadele, et ma tahan reisile minna, siis ta ütles, et emme, sina üksi ei lähe. selge. noh, ju ta siis jääb, nii et oli mingid faasid, kus noh, ma ei tea, pidi lapsi kuulama, aga no mul ei ole elude number ka number 7, nii et mina olen selline hästi niimoodi mul on vaja süsteemi, struktuuri, mul on vaja kõiki asju teada, ma võtan küll hästi palju ka elus riske, mul on 8 on elude number. aga 7 on küll kallis Anne, jah, see, mis ütlebki seda, et sa saad üksi võtta, teha seda, mida tahad ja sa oledki paljudele nagu selline nagu arusaamatu, et kust sul need vahendid tulevad, kuidas sa kõiki asju nagu jõuad. vahepeal on siin nagu nii palju, sa jõuad mingisuguse 1 tunniga teha mingi 15 000 asja, mida teised inimesed teeksid, ma ei tea, 3 aastaga võib-olla ära. noh, ma arvan, et see kõik on hästi sinu omane või sinu moodi ja mingi aeg ei kuule sinust mitte midagi, sellepärast et sa oled kuskil, teed midagi, teavad ainult teatud inimesed, mis on turvaline ja sinu 2 kassi siis, nagu ma aru sain. jah, et siin nad kuskil rändavad ringi, et just tahtsin küsida, et kas sa muidu elad korteris ja siis sa oled maal seal, et kassid on siis vabalt sul maal? jah, ma olen maal üles kasvanud üldsegi, noh, päris nagu lapsepõlvekodu on ikka päris kohe maal, aga minu iseseisev elu on kuidagi niimoodi kujunenud, et millegipärast olen ma elanud nagu korterites. Mhm. kuigi ma tegelikult ei taha korterites elada, ma tegelikult tahaks elada nagu päriselt maal, kus oleks nagu päris minu kodu, aga see päris kodu ei ole millegipärast mulle nagu veel tulnud, võib-olla ei peagi siis või ma ei tea, võib-olla ei ole mul seda siis vaja, ma ei tea. aga nüüd on jah, selles suhtes, et kuna nüüd on siin jah, avanenud võimalus olla siin maal, siis ma kasutan seda võimalust, et kuigi noh, ka elan praegusel hetkel selles mõttes sellises väikses kohas,
et seal on nagu loodust ja ilu on nagu ümberringi palju, aga kasutan ikkagi päris kohe seda, et Mhm, varbad muru sisse mhm. hommikul võimalust, et see on nagu minu jaoks oluline. Kusjuures tahtsin sulle ütelda, et ole oma lausetega siis ettevaatlik. Kõik see, mis sa nüüd natuke tagasi hetk ütlesid, seepärast et universum on ju, oota, kuidas sa ütlesid enne? Universum ei mõista nalja, aga ta tegelikult kuulab iga sõna, sõna, ja sõna. jah, et võib-olla ma ei peakski siis saama või võib-olla ma ei peakski elama, nii et ei no ma ei tea, võib-olla ei ole seda vajadust, noh, et võib-olla ma pean midagi muud tegema, selles mõttes, et noh, ma olen mingisugusel hetkel võib-olla olnud selle üle õnnetu, et mul ei ole nagu või noh, et kui tundub ümberringi, et noh, teiste inimeste elud on nagu kuidagi paigas näiteks või neil on, ma ei tea, ongi automaja, marjaaed, eks ole, ja mina olen ikka kuskil veel kott seljas on ju, et kuskil kulgen ringi ja nagu ei olegi osanud ennast kuskile nagu maha sättida, võib-olla ma ei peagi siis, võib-olla mul ei ole vaja seda, sest et noh, ütleme, kui mulle ka meeldib reisida ja käia, siis maja juures sa võib-olla nii kergesti ka ei saa kuhugile nagu minna. Et no võib-olla oleks see lõpuks kujuneks minu jaoks hoopis orjuseks ja võib-olla liigseks selliseks koormaks. ja et, see ka. et ega ma noh, tänasel päeval ma nagu võib-olla isegi nii väga palju ei põe selle pärast, on ju, et Mm. no kui, siis võib-olla natuke vahest. ma olen ise ka seda meelt, et peab seda universumi taati või ma ei tea, kes ta seal on ju, mis sugu ta on, aga peab teda usaldama, et tema teab kõige paremini, mis meile hea on. ja noh, kui on oma kodu, siis ikka tegelikult saab ju reisida ka, et nii nagu ma just ütlesin, et me ka hetkel kodus ei ole, et meil on ka väga suur aiaplats ja kõike, mida seal tuleb teha. et siin elukaaslasega mõtleme, et mis meid ootab, kui koju tagasi jõuame, aga see on see, mida me armastame teha jõuan lihtsalt. linnuni ja jaa, muru, muru, muru ja kõik, aga siis, kui ei ole ja loomi, nii nagu vanasti mingi kolm siga ja 200 kana ja mida iganes, siis on ju väga lihtne. sina võtad ka oma kassid kaenlasse ja liigud, eks ju, ringi, nagu ma aru saan. No nüüd jah, nad on terve elu nagu niimoodi, ma olen neid ikka šokeerinud igasuguste ekstreemsete olukordadega niimoodi, et ma nendega, kui nad olid veel päris väiksed, siis ma võtsin nad, siin mul seda maakohta siin praegu veel ei olnud, siis ma käisin, olin sõprade juures kuskil nädal aega, elasin telgis, kassid elasid ka minu juures telgis. et ta on niimoodi, noh, enamus inimesi oma kasse niimoodi lahtiselt ei lase, onju, mina lasin enda omad päris lahti, et enamasti on ikka kas rihma otsas või kuidagi nagu kontrollitult, et minu omad jooksid nagu koerad mul järgi, Mhm. et ma olen neid jah šokeerinud igasuguste ekstreemsustega, nii et õnneks on nad selle kõik niimoodi rahulikult nagu üle elanud ja noh, see on siis minu kassiperekond. et eks nad siis jah nii nad on. abikäpad igal pool ja kõik, ühtegi asja meil ei tehta majas ilma kassita, eks ole, et igal pool peaks kass olema ikkagi juures, vahel või peal või all. et nad ikkagi jah, kontrollivad, et kus ja mis toimub. jaa, teie ka Nii et selles kassioomanikud. mõttes, et ega ma nendest jah, räägi. väga üksi ennast nagu tunda ei lase, on ju, et selles suhtes nad ikkagi jah, etendavad nagu võib-olla, et kuna ma inimestega võib-olla nii väga noh, võib-olla nii inimsõbralik ma võib-olla ei ole, on ju, siis noh, vähemalt need kassid teevad selle, võtavad selle rolli enda peale, eks ole, Mhm. et enamuselt on ikka nende oskused, nüüd vahepeal. vahest vihastuvad välja ja vahest on nunnud ja no see on täpselt nagu inimesedki, et see Mhm. on täpselt nii ja minu meelest kassid, koerad ja üldse sellised koduloomad on hästi vahvad ja mõnusad. kommenteerige ka teie kassiomanikud ja koeraomanikud, et kuidas teie sõbrad seal teiega on, et kus sa ütlesid, vahepeal on peal ja all ja keskel ja igal pool. et no meil absoluutselt, igal pool on vaja olla, et ja nüüd on natuke võib-olla maha rahunenud ja võib-olla on nagu sellisem, aga päris alguses, kui nad ikkagi nagu veel ka nooremad olid, siis olid ikkagi niimoodi, et kui ma ikkagi midagi tegin, siis oli ikkagi kass ka juures, eks ole, et sa haagisid ketilülisid, siis oli ka kass ka, siis pärast raputasid kassi niimoodi ketilülidest tühjaks, eks ole, varbavahed ka niimoodi sorisid läbi, et oleks nagu niimoodi kõik asjad olemas, mis olema peaks, sest absoluutselt igal pool pidi kass olema, et noh, ikkagi, et ma ju ise ei oska mitte midagi teha, nad ikka tulevad ja näitavad ka, kuidas peaks tegema. tead, see meenutab mulle seda, nii naljakas. mul on, noh, ma tegin, ütleme mingi, mis see on, aasta tagasi äkki või?
ei, siis selle aasta kevadel lõpetasin ripsipikendusse panemise. ehk siis ma olen ripsipikendusi pannud mingi 17 aastat, seda ka vist paljud ei tea seda. aga siis mul kohe koerad on kogu aeg kaasas olnud, ma mäletan, kui klient tuleb, siis me oleme töötoas, siis ma teen need ripsmed ära, siis me läheme jälle ära. ja iga kord on niimoodi, et nende käppade vahelt tulevad kuskil mingid ripsmed, kuigi ma väga hoolikalt neid alati võtsin ära, siis mõtlen, ohoh, meil on isegi vetsus ripsmeid, siis mul on köögis ripsmeid ja siis mul on igal pool ripsmeid, et nagu sa ütlesid, et käpavahet tuleb ka puhtaks teha kettidest ja nendest asjadest, ketilülidest. raputad kassi niimoodi eks ole, ja siis läheme eluga edasi, eks ole, et ei, aga ei, nad on vahvad selles. on, et jah, pange ka palun, kallid loomasõbrad siia, mõndadel on, ma ei tea, võib-olla sead ja haned toas ja mida iganes, hamstrid ja värgid-särgid. noh, hamstrid, need ju võtavad veel põskedesse kõik asjad sisse. et mida iganes. tead mis, Anne, nüüd me oleme juba loomade peale üle läinud, ma saan aru küll, et sa oled see loomaarst olnud, eks ju, aastakümneid, et loomad on sulle väga südamelähedased. kogu sinu lugu on üks selline hästi vahva Ameerika mägi ja kusjuures sa oled ju täiesti veel, kuidas ma ütlen, oma ehete poolest täiesti alguses. see, mida sa hakkad siin poole aasta pärast tegema ja mida veel kõike kombineerima, kes seda teab, nii et jälgime sinu elu, sinu asju, sinu toimetusi ja ja kirjutage, kes on siis huvitatud ka oma edukuse koodi kuidagi sinna sobitama, sulandama sinna Anne ehetesse, et Anne tuleb siis igatemoodi, siis saate läbi rääkida. Anne tuleb vastu, ma tahtsin ütelda, et Anne on ausalt täna kõik välja öelnud, mida ta ei oska veel, aga ta on valmis õppima, nii et nii ongi, sest vaata, Anne, nüüd on nii kihvt lugu. enne kui sa saad lõpusõnad öelda, siis kui me hakkasime Annega nüüd seda asja kõike tegema, siis ma ütlesin Annele, et valgust on natukene vähe, et äkki sa saad valgust näkku ja nüüd ma näen, et päike juba täiega on näos, korralikul näos, et mida Anne tahab lõpetuseks ütelda meile? mis ma siis ikka tahan öelda, ma tänan sind selle laheda võimaluse eest, et minu jaoks on see esimene kord üldse niimoodi võib-olla kuskil podcast'is olla või ütleme üldse endast nagu rääkida. et eks siin on ka seesama see hirm, et ah, mis nüüd mina ja kes seda ikka kuulata viitsib, eks ole, ja mis mul siin öelda on ja siis on, et see ikkagi on kõik võib-olla ikkagi nii nõme ja ja nii edasi ja nii edasi, onju, Klassika. et aga mul on olnud väga tore sinuga siin rääkida ja, ja mul on hea meel, et sa andsid mulle võimaluse rääkida endast ja oma ehetest ja, ja selles mõttes see numeroloogia pool ka, et on väga huvitav ja põnev. on, et kõik need tegelikult, noh, nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et kõik sellised noh, kas või astroloogia on ju, millega ma olen ka pisut nagu tegelenud ja siin veel mõningad asjad, mida ma olen elu jooksul teinud, et need on tegelikult kõik väga siuksed huvitavad süsteemid, et noh, jällegi, et võib-olla nad on ka jällegi perioodidena, noh, mis praegu kõnetab ja mis võib-olla enam ei kõneta, aga nad on olulised ja võib-olla osa olnud minu teekonnast, et jõudagi täna sellesse kohta, kus olla, ju see kõik on olnud siis selleks vajalik, et olla täna siin, kus ma olen. absoluutselt. Nii head kui halvad. ja loomulikult kõigile saab olla tänulik, et ega ka mina ju ei teadnud, et ma numeroloogiks hakkan ja praegu ma täiega chill in seda. ja ma tean, et ma lähen sellega ainult süvemalle ja süvemalle, ma issand, ma ei tea, kuidas eesti keeles öeldakse. aga noh, ühesõnaga sinna Sügavamale. süvitsi, jah, sügavamale ja ma tahtsin veel siit ütelda ka teile, kallid mehed-naised, kes te siin praegu olete. vaadake, Anne ütles nii kihvtilt, et kogemata läbi juhuse ta sattus minu vestlusõhtule. nii, siis vaadake, vahest kui elu tuleb teile niimoodi, et te kuidagi nagu tunnete, et te peate sinna minema. ükskõik, mis asi see ka ei oleks, elate võib-olla Tallinnas, peate minema Jõhvi näiteks. või ma ei tea, mingi asi lükkab, siis minge sinna, sest seal võib olla midagi või seal võib olla keegi, kellega teil on vaja lihtsalt kohtuda. Anne, see sinu lugu ka samamoodi, sa tšillisid seal vestlusõhtul väga kihvtilt, tegid mingeid oma asju vahepeal, siis korraga sul see väljanägemine täiega muutus meie jaoks seal. ma ei hakka siin praegu kommenteerima, mis seal oli, kes seal kohal olid, kes teab, millest ma räägin. ja siis saad aru lihtsalt see, et naine metsast räägib mingit oma lugu, onju, ja mul oli lihtsalt vaja sinuga rohkem tuttavaks saada ja siin sa nüüd oled. ehk siis näed, see sinu juhus. sa tulid vestlusõhtule teadmata, mis seal on, noh, tšekid sealt natukene, vaatad, onju, mis värk on ja siin sa nüüd oled, nii et
kui sina, kes sa nüüd kuulad seda kõike, oled mõelnud ka, et no tahaks ka tulla vaatama vestlusõhtule, no mis see siis nagu on, siis fienta.ee vist äkki niimoodi on see leht ja meie koduleheküljelt ka ja uudiskirjast ka te saite selle info, et sealt saad endale soetada selle pileti, et vestlusõhtu osalemine on 18 € ja siis ka sinna eelmiste elude koolitus või selline ruum või mida iganes, et kus ma siis jagan teiega informatsiooni. no vot, kasutasin reklaami ära praegu aitäh, Anne. absoluutselt. ja Anne kohta Aitäh. kõik rekvisiidid ma panen siia video alla ja siis ka ma soovin väga, et te kirjutaksite kommentaaridesse julgustuseks Annele. Annele on see esimene kord, et lihtsalt paar ilusat sõna või lihtsalt, kui sa ei viitsi kirjutada, siis pane see süda sinna või pane selline naerusuu või midagi selleks, et Annele ka toetuseks, et ja teistele ka toetuseks, kes on nüüd tulemas siia, sest teid on siin juba mul kirjas, siis selle kuu lõpus ja juulikuus on ka osad nimed ja kui sa oled ikkagi mõelnud, et tahad ka tulla siia, nii nagu Anne, rääkima oma tegemistest, siis kirjuta mulle. vot, Anne, selline lugu meiega, Väga aitäh tore. sulle. Ja aitäh. aitäh sulle kutsumast, nii et nii-öelda ajasid mu urust välja. jah, nüüd ainult tegutsema. jah, päevavalguse kätte, ütleme nii. ja okei, tšau, tšau, Anne. Aitäh sulle.